praegu ma olen kõige kiirem Wolti kuller maailmas. Tere kõigile, mu nimi on Timur ja olen üksratastega kokku puutunud 6 aastat. Tavaliselt on jalgrattaga või autoga. Et ma kohe mõtlesin, mul tuli see idee, et kuna ma oskan hästi sõita üksrattaga, siis see oleks kõige parem viis. Kaardil tavaliselt valid mitte autoteed, vaid isegi mitte jalgrattateed, vaid kõnniteed, sest üksrattaline saab käia igal pool praktiliselt, kus saab jalakäijad käia. Ja see on väga efektiivne. Alguses küll, kui sa linna ei tea, siis sa õpid, aga peale 1 kuud sa juba tead, kus on kõik restoranid. Ja mida rohkem teed tööd, seda kiiremini ja lühimaid teid sa tead, kuidas efektiivsemalt seda tööd teha ja praegu ma olen kõige kiirem Wolti kuller maailmas. See tähendab, et ma teen kõige rohkem tellimusi teatud aja jooksul. Et näiteks kui ma tulin tööle 1 aastat tagasi, siis rekord oli 7 tellimust tunnis ja see oli tehtud autoga. Siis mina purustasin seda rekordi 2 kuuga ja praegu mul on siis niimoodi, et 10 tellimust ja 47 minutit, mis teeb 1 tellimuse kohta vähem kui 5 minutit. Ja praegu on siis sellel suvel tulnud esimesed amordiga rattad ja kui ma juba olen 1 aasta sõitnud tavalise rattaga ilma amordita, siis mul küll ei ole probleemid põlvedega, aga paljudel kulleritel, näiteks teistes riikides, on selline probleem, et kui on pahad teed, siis pidevalt põlved hakkavad valutama. Ja amort lahendab seda probleemi, et sul ei ole liigset stressi põlvedel, pluss su keskmine kiirus on kiirem, sest sul ei ole vaja ümber sõita auke ja need äärekive, et sa võid vabalt hüpata nendest või nende peale ja su rattaga ei saa mingit probleemi olla. Nagu tavaliselt rattadel saab korpus katki minna, või siis see ratas võib väänduda vist, jah. Et senimaani ma 2000 kilomeetrit sõitnud uue rattaga ja pole ühtegi probleemi, näeb nagu uus välja, ma pole kordagi kukutanud isegi selle. Aga varasemalt enne S18 sõitsid millega? 16X Kingsong, ja. Mitu kilomeetrit see 16X-iga jõudsid sõita? Üle 10 000 kilomeetri poole aastaga. Poole aastaga? Jah. Et ja sellel on täiesti vahetatud korpus, sisene, väline rehv ja tehtud palju lisatööd seest ja väljast, et see püsiks nagu nii palju. Plussid on see, et ta on mugav, et keskmine kiirus on suur, ta on amordiga, et see annab rohkem võimalusi, võib isegi trikke teha. No, mina küll ei kasuta seda trikitamiseks, aga seda täitsa on hea kasutada trikitamiseks ja metsas sõiduks näiteks. No, kiirus on 50, on ka enam-vähem. Aga ja miinused on see, et tal on väike aku. See on väike, et seda jätkub 4 tunniks tööks keskmiselt. Ja pluss, kui on aku vähem kui näiteks 40 või 30%, siis see tippkiirus saab väiksemaks 30 ja vähem, et siis ei ole nii tõhus sellega tööd teha. Et päris nullini ka pole mõtet seda viia. Aga mul on selline strateegia, et minu jaoks aku ei ole tähtis, sest ma elan kesklinnas ja ma saan vahetada rattaid, et panna ühe laadima ja teise kohe 100%-ga edasi. Et kui mul oleks näiteks 2 S18, siis aku üldse ei oleks probleem, sest ma kogu aeg non-stop kasutaks ja vahetaks nende 2 rataste vahel. Just nagu minu tööks, aga kui on tavainimene, kes tahab näiteks tööle minna ja tagasi, siis ma tegin testi ja et nullini viia aku minu kaaluga 90 kilo, siis seda jätkus 60 kilomeetrit. Ja kiiruseks oli? No kiirus oli võib-olla 20 keskmine. Okei, väike.
no jah, sest keskmine on nagu väike, kui sa tellimusi teed, et sa ei jõua nagu. Kui ikka täiskiirusega, ma arvan, võib-olla 40 saab. Kõik. Sest ma arvan, see on tulevik üks ratastest, et kõik liigub nagu sinna poole, sest tavaliselt ma olen hästi palju kuulnud ja ise mina olen kogenud, et kui ma astusin jalgrattale, no seda üksrattale amordiga, siis ma ei saanud nagu peale seda mõelda selle peale, no mitte mõelda selle peale, et kui ma tulin tagasi 16X peale, siis ma tundsin, et ma sõidan mingisugusel taburetkal ja see on võimatu ja ma tahan tagasi amordi peale ja siis peale seda võib-olla mõni kuu jooksul siis ma ostsin juba endale ratta amordiga ja paljud inimesed samuti kogevad, et kes on juba üksratta omanik, siis kui te ei ole nõus enda ratast lahti laskma, siis ärge proovige amordiga sõitmist, et kui te olete juba valmis, teil on raha valmis, siis on kõige parem aeg, et proovida seda minu arvates. Ja kui saaks anda S18-le hinde 1-10 palli skaalal, siis mitte punkti sa annaks 10 palli skaalal hindeks? No ma annaks 9. 9? Jaa, just nagu aku pärast. Aga muidu jah, väga hea ratas. Ja no käepide ka ma ei rääkinud, aga käepide on ka päris mugav sellel ja üldse nagu inimesed kartsid, et see ei ole turvaline, sest on väike aku, aga minu poolest see on veel turvalisem, sest tal on amort, sest kõik augud, mis sa jääd nägemata, siis ta päästab sind sellest. Et see nagu teeb teda ikkagi turvaliseks kui tavaratta.